Ja millest me täna siis räägime? No, vaatame. Aga paneme saate käima. No, pane. Nii, tere tulemast jälle Veiko garaaži. Ja täna on meil külas Anneli. Ja Anneli on nagu paljud teised eestlasedki olnud küüditatu ja käinud kaugel Kasahstanis ja kus Siberis. Ja Siberis, just. Aga võib-olla alustamegi, et äkki sa tutvustad ennast, et millal sa sündisid ja mis siis juhtuma hakkas? Nii, mina olen siis Anneli. Mõtlesin enne, kui ma siia saatesse tulin, et järelikult ma pean rääkima oma lapsepõlvest. Ja kui ma üldse oma lapsepõlve peale mõtlen, siis ma võin selle tinglikult jahutada 3. Esimene osa oli mul kuni 4,5 aastani Eestis, siis oli 7,5 aastat Siberis ja 5 aastat oli Kasahstanis. Need 4,5 aastat Eestis muidugi, mida ma lapsena mäletan. Ainult üksikuid asju ja võib-olla mõtlesin, et paar asja nimetaksin küll ära, mida ma Eesti ajast nagu mäletan. Esimene asi oli muidugi üks väga suur õnnetus, kui ma olin 3-aastane, siis ma millegipärast, ei tea, kas nii nagu kõik tüdrukud on natuke edevad, läksin hästi suure trümoo ette ennast kammima ja mul kukkus kamm peegli taha ja siis ma hakkasin seda sikutama, tekitasin peeglis pinged ja see peegel tervikuna purunes ja kukkus mulle peale. Ja siis ma lõhkusingi kõik oma näo ära. Nägu oli katki. Aga sellest ma mäletan ainult seda, et mul kamm kukkus sinna taha, aga mis peale selle hakkas juhtuma, seda ma enam ei mäleta. Ja paar asja veel, kuna ma kasvasin talus, isa oli mul suur talunik ja ma millegipärast lapsepõlves saati väga armastan hobuseid. Ja isal oli tallis 7 hobust ja üks hästi peru täkk. Ja järsku vanemad tulevad õue, vaatavad, kuhu see tüdruk on kadunud. Ja siis nad lõpuks leidsid minu sealt tallist ja ma olin läinud selle peru täku latrisse ja võtsin 2 käega tema tagumisest jalast kinni. Mul isa ja ema pidid vist infarkti saama, sellepärast, et üldiselt see täkk alati lõi takka ülesse, aga siis, kui mina tema seal tagumise jala juures põsega vastu tema jalga olin, siis ta oli nii vagur ja nii tasa, et mul on millegipärast, see tunne on mul eluks ajaks meelde jäänud. Ja viimane asi, mida ma mäletan veel oma lapsepõlvest Eestis, oli see, et 47. aastal isa ehitas Türile igaks juhtumiks, ehitas maja. Ja kui isa autoga käis siis seal maja ehitusel, siis mina olin alati isaga kaasas. Ja ükskord me tuleme Türilt, siis sõidame Lõõlasse tagasi ja kuskil oli mäe otsas, järsku auto jäi seisma, enam ei sõida. Ja siis me tulime isaga mõlemad autost välja ja käisime mitu tiiru ümber auto ja uurisime, mis sellel autol on nüüd viga. Ja mina olevat ka väga tähtsa näoga ja hoolega ikka uurinud. Pärast muidugi tuli välja, et bensiin oli otsa saanud. No nii, ja praktiliselt rohkem et kui ma peaks rääkima oma lapsepõlvest minu mälestuste järgi, ega mul rohkem enam meelde ei tulegi midagi.
aga mis juhtus siis selline lugu, et isa oli muidugi suur talunik ja räägigi sellest natuke seda tausta ka isa kohta. Jah, isa oli, ma ütlen tõepoolest hästi ettevõtlik mees ja temal oli, ma ei mäletagi, kuskil 17 lüpsilehma ja 7 hobust ja lambad ja kõik ja siis ta organiseeris Lõõlas piimaühistu ja elektrifitseeris Lõõla talud ja siis 44. aastal, kui venelased sisse hakkasid meile tulema, oli meil võimalus tegelikult viimaste Rootsi minevate laevadega põgeneda. See oli siis 22. september 44, aga mina olin sündinud 12. september, nii et tegelikult isa sõbrad olid kõik meie ukse taga, et kuule mees, võta oma naine ja laps ja lähme, et siin head nalja ei tule. Aga kuna mina olin 10-päevane alles, siis ema eriti vedu ei võtnud sellest ettepanekust. Ema esialgu tegi ettepaneku, et sina võid minna, ütles isale, aga mina nüüd küll 10-päevase lapsega ei tule kuskile. Ja siis nad natukene arutasid seda asja ja otsustasid, et ei lähe. Ja isa arvas, et tegelikult iga võimu ajal on tegelikult talumehi ja põllumehi on vaja ja et mis hullu siin ikka saab tulla. Ja esialgu oligi kõik hästi. Paidest käisid parteilased, kõik isa talu vaatamas ja oli kui näidistalu ja kõik oli hästi. Aga siis Lõõla küla tehti 1. mai kolhoosiks ja isa valiti kolhoosi esimeheks. Ja siis tehti isale ettepanek, et ta astuks hävituspataljoni. Aga isa muidugi sellega enam nõus ei olnud. Sellepärast, et hävituspataljon tegeles ju sellega, et ta ajas metsavendi taga. Ja isa kujutas ette, et kuidas tema hakkab nüüd püssiga ajama taga oma sõpru, kellega ta oli üles kasvanud, kõik külapoisse, praktiliselt enamus külapoisse läksid ju metsavendadeks. Ja sellest siis piisas, seda võeti kui vaenuliku akti Vene võimu osas ja praktiliselt see saigi isa kinnipidamise põhjuseks. Aga muidugi tegelikult pidi ikkagi leidma nagu kaalukamad põhjused, et nüüd päris kinni panna. Ja esiteks tehti ta kulakuks, ehk siis suurtalunikud, kes kasutasid palgalist tööjõudu. Muidugi isa kasutas palgalist tööjõudu, sest tal oli 100 hektarit maad. Osa oli muidugi mets, ülejäänud oli heinamaa ja suvel oli väga palju abilisi, aga isa maksis neile. Ega see ju ka midagi, ma ei tea, kas see on kuritegu just. Minu meelest ei ole kuritegu, jah. Ja siis ja teine leiti siis 2 meest, kes pidid isa vastu tunnistama, valetunnistused andma, et ta on ühesõnaga käinud neid venelasi maha laskmas siin. Ja muidugi mehed algul ei tahtnud, nad ju kõik tundsid isa. Aga siis öeldi, et kui nad seda valetunnistust ei tee, siis nad ise lähevad oma peredega Siberisse ja öeldi, et ega isa niikuinii ei tule enam sealt tagasi. Et ei ole karta midagi. Ja muidugi inimesed on erinevad. Mõned oleks võinud ikkagi öelda, et nad ei tee seda, aga nad ikkagi tegid. Ja siis oligi, isa tehti koha peal, moodustati see
tribunal või õigemini kohus, niisugune ajutine kohus, mis määras siis isale 25+5 ja 15. aprillil siis 48. aastal, ühesõnaga isa võeti kinni. Algul oli Paide vanglas ja pärast toodi siia Tallinnasse Patarei vanglasse ja määrati siis Kasahstani vasekaevandusse nende aastate peale, nagu siis oli. Ja emale praktiliselt aprilli lõpus või mai alguses siis öeldi ka, et ta peab talust lahkuma 10 päeva jooksul ja siis oligi niimoodi, et õnneks isa oli ehitanud Türile meil maja ja siis me kolisime Türile ja Türil me elasime siis praktiliselt 1 aasta. Kuni 25. märtsini siis 49. Ja siis hakkas meie küüditamise lugu peale. Aga teie olite siis Türil siis, kui järgi tuldi? Ja, meie olime Türil, ja. Ema oli muidugi väga õnnetu ühe asja pärast, et niivõrd vähe aega anti, tähendab, ema ütles ainult tund aega, oleks võinud, sa kujutad ette, sa pead tunni aja jooksul kogu oma nüüd varanduse, mis sa tahad kaasa võtta, sa pead tunni aja jooksul nüüd otsustama, et selle võtan, seda ei võta, selle jätan, selle võtan kaasa. No kuidas see oli, et kas see oli siis kuidagi õhtul või hommikul või päeval? Ei, see on ikka hommikul vara, see oli tegelikult minu meelest üle Eesti oli see planeeritud niimoodi, et hommikul mõnes kohas olid autod ukse ees juba hommikul kell 5. Mul näiteks ühel tuttaval, kes oli ka meiega Siberis ühes külas, tema ütles, et neil oli auto hommikul juba kell 5 ees. No see oli vist mingi selline suurem erioperatsioon, mis oli ette valmistatud. No ikka. Ja lihtsalt inimesi tabada kohe magamise pealt, et ei põgene kuskile enam keegi ära. No ja siis oligi niimoodi, et see suur veoauto oli ees ja kraamid pandi kõik sinna peale ja sõitsime siis Tapa jaama, raudteejaama. Aga kas mitu inimest olid, kes need tulid ütlema või palju, kuidas see käis? No see on raske küsimus nüüd, seda ma ei mäleta, aga seda ma tean, et see on nüüd võib-olla natuke irooniline öelda nii, aga tähendab, üks oli Vene ohvitser kõigepealt ja siis oli terve rida oli eestlasi, kes siis kamandasid seal veel ja kuhu võtta ja mida tohib võtta ja mida ei tohi võtta. Näiteks ema oli väga õnnetu hiljem, et miks ei lubatud piimanõusid kaasa võtta. Tähendab need, mis need on, ma ei tea, 50-liitrised või mis nad on, need piimanõud. Et ei tohtinud kõva ja seda ei lubanud just nimelt eestlased. Ema ikka hiljem alati ütles, et kõige õelamad selle küüditamise alguse juures olid just meie oma eestlased, kes olid muidugi, nagu öeldakse, värvatud seda tööd tegema. Aga võib-olla see ongi niimoodi, et see on mingisugune niisugune ülekompenseerimine, et inimesed tegelikult saavad aru, et nad nagu teevad valet asja, aga siis nad üritavad ise endale seda kuidagi maha müüa ja siis veel üritavad käituda veel eriti jäigalt kuidagi, nii-öelda vastupidiselt. Ei tea. No ja, võib-olla, ma ei oska seda öelda, aga igal juhul on niimoodi, et ema hiljem, nagu kui me juba seal Siberis olime, siis ta sai teada, et näiteks mõnes kohas oli nii, et just vastupidi soovitati, et võtke need piimanõud kaasa endale. Aga see, näiteks see Vene ohvitser, see oli küll suhteliselt niisugune sõbralik ja abivalmis ja näiteks ema ei oleks muidu oma pead üldse kaasa võtnud õmblusmasinat. Aga siis see ohvitser ütles, et teate, et seda teil seal Siberis läheb vaja. Ja tänu sellele hiljem oli sellest tõesti väga palju kasu.
aga kuidas, et kas selle auto peale pandi siis mitu perekonda või see, ta sõitis nagu erinevatest või see oli ainult nagu tuli? See oli veoauto siis? Veoauto ühe pere jaoks ja see igal juhul see, ega mina täpselt ju ei mäleta seda. Ja. Aga igal juhul oli, mida ma nüüd, kui ma nüüd peaks ainult oma mäletamise järgi edasi rääkima, siis ma mäletan ainult seda, et meid laaditi, ees oli hästi suur loomavagun seal Tapa raudteejaamas ja vaat selles vagunis oli juba nüüd mitu peret, mitte niimoodi, et üks ainuke pere, vaid mitu peret. Ja siis ma muidugi mäletan, millegi pärast mul on sellest sõidust, raudteesõidust on ainult üks asi meeles, vaat mis on tõesti meeles, mitte kellegi jutu järgi, vaid kuna mina olin 4,5-aastane, aga minu vend Jüri oli 3-aastane. Ta oli veel, minu mõistuse järgi oli ta, või mõiste järgi oli ta tita veel, niisugune 3-ne tita. Nii, ja vaat tema oli nüüd, ta hirmsasti tahtis ema sülle, siis ta tahtis endale, tal oli vaja, emal olid pikad juuksed, tal oli vaja ema juuksesalk enda kätte saada ja seda hoida ja siis ta hirmsasti nuttis. Ja mul oli temast nii meeletult kahju, aga midagi teha ei olnud ja siis ma ütlesin, vaene Jüri, aga minule tänu sellele, et ema oli seal, vaat see andis minule nagu niisuguse kaitstuse tunde. Ja. Mina kordagi ei tundnud, et midagi kohutavalt halba on juhtunud. Et lihtsalt käib sõit kuhugi? Kuhugi käib lihtsalt sõit, jah, et minule nagu ema mõjus niimoodi ja teiseks siis tähendab, meiega koos tuli ka vanaema ehk mammi, tema oli meil 65-aastane, tema oli niisugune rahu ise seal, minule ta jällegi mõjus ka kuidagi turvaliselt. Ja seda ma selle sõidu pealt, me tegelikult ikkagi see raudteel sõitmine kestis kuskil 2 nädalat. Vaat see, kuidas me magasime või mida me seal tegime, seda ma absoluutselt ei mäleta. Ja kust süüa sai, Anti siis seda ka ei mäleta? Ei mäleta lihtsalt enam. Kõht oli täis? Ei, tähendab seda, ma tean ema jutu järgi, tähendab kodunt pidi kaasa võtma igasuguseid asju, söögiasju ka. Aga see, kuidas või mismoodi, seda ma enam üldse ei mäleta. Vaat niimoodi. Ja siis me jõudsime, tähendab, kus see raudtee nagu lõppjaam oli, on Užuri jaam Siberis ja selle jaama juures siis olid meil vastas hobused vankritega. Kas see on teisel pool Uuraleid? Oi jah, teisel pool Uuraleid ikka, jah. No juba seal, Oobi ja Jenissei jõgede ju pool. Ja sealt oli vaja siis veel 100 kilomeetrit sõita läbi Pori ja see oli ju märtsikuu, lumesulamise aegu, nii et läbi igasuguste mülgaste ja mägede ja üle jõgede ja aga seal oli vankriga minek või? Ja vankriga minek, jah. No nii, ja siis me sinna kohale jõudsime. Ja mis seal ees ootas siis? Mis meil seal ees ootas pisikene palkmaja. Keegi nimetas seda, need, kes me nüüd kõik kohale jõudsime, ütlesid, issand, et mingisugused puukuurid, lobutikud on. No igal juhul nad palkidest tehtud olid ja üldjuhul nad koosnesid väikesest esikust ja ühest väiksest toast. Aga see oli nagu küla või need olid kuidagi... See oli küla. Ja siis nagu vene küla kombe kohaselt nad olid enam-vähem üksteise kõrval või? No, et Eestis on ju selline hajaküla, et see võib ka olla nagu
tähendab, nii nagu vene külades on nad ikkagi ühe suure tee äär või noh, mingisugune tee on ja siis seal teatud vahemaadega, et need majad nagu läksid, aga kuna teid oli seal päris mitu, no siis oli seal veel koolimaja, siis oli seal veel kultuurimaja ja siis olid seal nagu ikka lehmalaudad ja tallid ja mis seal siis kõik olid, nii et ja siis seal me siis, nagu öeldakse, olime, aga muidugi see palkmaja on nii, nagu ta oli, et ega talvel ikkagi, Siberis on ikka oma 50-60 kraadi külma teinekord, et siis oli ikkagi meil lumehang oli maja või seal toa nurgas ja siis pidime neid asju muidugi katma. Elektrit ei olnud, oli siis kas küünaldega sai valgust või üldjuhul oli petrooleumi lambid, mis petrooleumiga olid. No võt. Aga seal külas ei olnud üldse elektrit, nendes kooli ja muudes majades ka mitte? Ei olnud, jah. Elektrit ja ainukene raadio vastuvõtja oli meil kolhoosi esimehel ja see töötas siis, ma ei tea, kas mingi akudega või ma ei ole kompetentne selles. Kuidagi töötas. Aga kuidagi ta töötas ja selles mõttes, et aga kas seda käidi siis kambakesi kuulamas või? No igal juhul teatud seltskonda kutsuti ikkagi, kui oli mingid tähtsad ülekanded ja kus suured kui Stalin esines ja suured kõned olid siis igal juhul joost, siis kolhoosi esimees kutsus enda juurde. Ja. No võt niimoodi ja siis me siis sinna kohale jõudsime. Ma ütlen niimoodi, et kui ma praegu ikkagi mõtlen selle asja peale, siis ega mina ei tajunud seda raskust, mida või seda olukorda, millesse ema sattus. Sest emal oli ikkagi niimoodi, et kolhoosis palka ei makstud, seal oli ainult natuke teravilja anti sulle. Siis oli orjatöö siis? No jah, tähendab, arvestati küll töötunde, aga need töötunnid olid ka niimoodi, et ema ikka ei jõudnud ära imestada, et pidevalt tehti vigu, aga muidugi ikkagi meie kahjuks ikkagi neid töötunde vähemaks pandi. Ja siis oligi niimoodi, et õiendati küll ja lubati siis ära parandada ja et on sellepärast, et ikkagi sa tahtsid mingisugust tasu saada selle eest. Aga meie olime muidugi, mida me seal Jüriga tegime siis, õues jooksime nende külalastega ja õppisime vene keelt ja sõnaga, kui ma tagantjärgi mõtlen, siis mina emana, ma ei tea, mul vist või vanaem, mul oleks täiesti närvid läbi olnud. Sellepärast, et üldjuhul venelased põhiliselt kõik käisid kirsasaavastega, sest seal oli kohutalt palju usse, kuigi ma ütlen niimoodi, et ma ei mäleta kordagi, et mind oleks mingi uss hammustanud. Seda ma ei mäleta. Ja. Aga talvel me käisime, tegime tagantjärgi, ma jälle ei mäleta, kas ema abiga või mismoodi, kuidagi me saime endale mingid suusamoodi lauad alla. Kuidas või ei tea, ju siis ikka ema oskas neid teha, natukene või aitas. Ja lasime mäest alla, kuna seal see loodus on kuidagi niimoodi, et seal on, võib-olla ei olegi õige sõna öelda, et mäed on hästi suured künkad, hästi suured künkad ja sealt oli hea siis alla lasta. Jällegi lastena. Ja ega ma ei oska öelda. Ma ütlen, et need, mis mul muidugi sellest Siberi ajast ka meelde jääb, et millest nüüd, kui nii võtta, et
see oli nüüd ema mure muidugi, aga mida meie lastena muidugi tundsime, et oleks palju rohkem tahtnud igasuguseid muid toitusid süüa. Aga mida te peamiselt sõite siis? No vaata, meile anti väike lapike maad ja siis jumal tänatud, et ema ja mammi, nad olid üles kasvanud ju ikkagi maal ja taludes. Ja siis, kui meil seda lapike maad anti, siis me kasvatasime kartulid ja porgandid ja kapsad ja kaalikad ja ma ei tea, mis kõik herned ja oad ja muidugi kõik need herned, oad ja mis need on, neid seemneid saadeti Eestist ja siis oli niimoodi, et lubati võtta siga, õigemini põrsas võtta ja siis ema jälle kirjutas, kui ma olen ema kirju praegu lugenud, siis ema jälle kirjutas, et need tapsime alles põrsa ära, kahjuks ei olnud enam jahu talle anda, süüa anda ei olnud, sa pead ju seale süüa ka andma. Aga pekki küll ei olnud, aga saime ikkagi paarkümmend kilo supiliha ja tegid siis verivorsti ja tegid sülti ja siis ema kirjutabki siia Eestisse, et ei olnudki niisugust tunnet, et oled kuskil Siberis, olekski nagu oma talumajas. Aga kellele ta kirjutas? Põhiliselt algul kirjutas oma isale, aga isa suri 51. aastal ära, tähendab minu vanaisa. Ja siis ta kirjutas edaspidi emale, tähendab vanaemale kirjutas. Ja siis vahepeal muidugi pidas lehma ka. Lehmaga on jälle niisugune lugu, et sa pead ju heina tegema. Ja näed, maade, vaata, see on üks kummaline asi, sulle antakse, sa võid lehma võtta. Aga sulle ei pakuta seda lahendust, et kus ma siis selle heina teen. Kolhoosi maa peal heina teha ei tohtinud. See oli keelatud. Ja ülejäänud maa ei ole ka sinu maa, sa ei tohi ka seda teha. See on nii nagu selle põllulapiga, et antakse meile väikene põllulapikene anti, kus me neid aiasaadusi kasvatasime ja kuskil 10 meetrite kaupa ümber ringi kasvasid nõgesed. Üks kord me tõssime natukene oma aia seda tara, see on, tara pidi ümber olema ju, või aed. Aga kui suur see umbes oli? Vaata, sellele ma ei oska vastata. Ma pean seda ükskord selle Silla Jaani käest küsima, tema oli vanem, võib-olla tema mäletab, kui suur see maatükk oli, igal juhul ta ei olnud suur. Ja me tõstsime kogemata, siis oli nii suur skandaal, et vaata, ema saab trahvida ja veel pannakse vangi, sellepärast, et me omavoliliselt oleme natukene aiapulkasid tõstnud edasi, et natuke seda juurde. Näed, nõgesed võisid kasvada ja lokata seal, aga sina ei tohtinud ka 5 sentimeetrit oma aiapulka edasi tõsta. Vaat see oli nüüd selle nõukogude võimu omapära, et ma ei tea isegi, kuidas seda nimetada. No nii. Aga meie muidugi, meie külla tervikuna oli, tähendab, saadetud 10 peret, 10 Eesti peret ja ma ütleks niimoodi, et kellel ikkagi Eestist abi ei olnud, siis näiteks 3 inimest suridki nälga ära lihtsalt ja keegi teine ei saanud neid aidata ka, sellepärast, et igaüks vaatas kabuhirmus, kuidas ise hakkama saab. Ja meie muidugi selles mõttes ikkagi elasime selle asja üle tänu sellele, et vanaema ikka 2 nädala tagant saatis meile pakke. Aga seal koha peal siis mingisugust sellist
ma ei tea, toitlustamist või mingit asja ei olnud üldse, igaüks pidi vaatama, kuidas hakkama saab ja käima kolhoosis tasuta tööd tegemas. Sa tegid tasuta tööd ja sai ainult nisuteri sai, aga ise pidid siis veskil käima ja rajahvatama, aga see oli ka kõik. Aga näiteks muidu koha peal oli kauplus, seal oli küll, näiteks lubjavilte oli vaja osta, eks ole, külmadega käimiseks. Võib-olla tahad midagi muud osta, selleks sul pidi raha olema, aga palka ju ei makstud, kus sa seda raha said. No vaat, ega meil oligi niimoodi, et meil esialgu vanaema saatis raha ja pärast hiljem peale 53. aastat siis hakkas isa raha saatma. Aga pakid jõudsid kohale ja... Aga see oli, nad võeti lahti, nad olid lahti, kirjad võeti lahti, pakid võeti lahti, aga noh, nii palju oli siiski aus mäng, et see, noh, ma ütleks niimoodi, et vist tundub, et midagi sealt ära ei kadunud sealt paki seest. Et enamasti need asjad jõudsid kohale. Aga ikka kõik jahu, suhkur, nii nagu ikkagi eestlased olid harjunud pekki kas või kastet teha, eks ole ju, no ma ei tea, ühesõnaga toidu jaoks praktiliselt ikka kõiki asju saatis vanaema ja rääkimata riietest ja riidest ja lõngast ja ma ei tea, mis asju kõik igal juhul ta oli, igal juhul saatis meile. Ja muidugi siis veel kõige suurem mure oli emal muidugi need küttepuud, sest talvel pidi ikka külmadega pidi tuli ju kogu aja all olema ja siis küttepuid sai teha, pidid ise tegema. Nii palju kolhoos tuli siis vastu, et ta andis sulle hobuse ja ree ja pidid siis metsa minema ja tooma siis need puud ära sealt, saagima ja tegema ja. Aga samal ajal ma ütlen, et ma tagantjärgi jälle mõtlen seda, et see on kuidagi õnn, et emal alati õnnestus see, et ma ütlengi, et mets oli tegelikult ikkagi hunte täis, eriti talvel olid nad seal nälginud ja ma ütlen, et seda juhtus ikkagi päris paljudel kordadel, kus ei, kes just üksi läks, ei tulnudki sealt tagasi ja tulidki ainult regi, hobune ja mehe saapad. Ja. Aga minu see üks kaaslane, kes seal ka üks poiss oli, üks Silla-Jaan, tema oli nüüd natukene minust, on ta 3,5 aastat vanem. Vaat teda juba kupatati päris kolhoosi poolt metsa maha võtma. No kui vana ta siis oli umbes? No tema on 41 sündinud, 41 sündinud, noh 50, ta oli 9-aastane. Ja pidi tööle minema? Pidi tööle minema, jah, aga Jaan ütles, et temal nüüd püssi temal ei antud, aga temal oli alati igal pool kaasas nuga. Temal oli kaasas nuga, et kui nüüd ikka mõni hunt tuleb, siis ikkagi ütles, et ma olen võimeline selle hundile noaga andma. Aga siis väga vapper temast. Ei, loomulikult, aga ütles, et hirm oli igal juhul. Sellepärast, et kui sa juba näed, et on üks mees ei tule metsast tagasi ja teine mees ei tule metsast tagasi, et noh, siis ainuke asi, et Jaan ei pidanud käima üksipäni, vaid nad ikka käisid mitmekeisi, aga nad ikkagi olid natukene hajutatud seal metsas. Aga kui palju seal külas üldse inimesi elas ja kes nad olid, et kas nad olid siis kõik küüditatud või oli seal mingisugused kohalikke ka? Ei, no kohalikud olid ka muidugi, jah. Aga kohalikke ma ütlen niimoodi, kui ma kooli järgi arvestan, siis oli 4-klassiline kool ja nüüd koolis oli siis selle 4 klassi peale kuskil maksimum 20 õpilast. Nii et ega neid peresid, ma ei tea, võib-olla oli 20 peret. Võib-olla, aga ta oli ikkagi kolhoos ja oli esimees ja siis oli üks õpetaja oli kooli peale ja
aga see kolhoos oligi siis nii väike, et see koosneski kõikidest nendest 20 perest põhimõtteliselt, aga mis tööd nad üldse tegid või põhitegevus oligi niimoodi, et nende kolhoosil olid ju nõukogude ajal oli ju ülesanne, kõikidel olid ju plaanid peal. Neil olid viljaplaanid, lihaplaanid, piimaplaanid, ma ei tea, mis kõik plaanid neil olid. Nad kevadel külvasid nisu ja siis sügisel või suve lõpul pidid siis selle ära lõikama, see oli nende töö, siis oli karjalaudad, nii kui ema käis lehmalaudas, hommikul kell 5 oli esimene lüpsmine, siis oli lõunane lüpsmine, õhtune lüpsmine ja siis see piim ju veeti ka rajoonikeskusesse ja nagu anti riigile. No. Aga kus see rajoonikeskus või mis see suurim meil oli 10 kilomeetri kaugusel oli see, tookord teda nimetati lihtsalt Tšulõmmi, aga seal oli sovhoos. Vaat see ei olnud enam kolhoos, vaid oli sovhoos ja seal juba nüüd, kes siis sattusid sinna sovhoosi, vaat nemad said juba palka, ka isegi küüditatud said palka. Nemad ei olnud enam mitte normtundidega ei töötanud, vaid no kuidas kellegi just parasti vedas või mitte vedanud. Ja siis viidi sinna ja ma ei tea, kuhu siis edasi toimetati need saadused. Nii et kõik need külaelanikud põhiliselt tegelesidki põllumajandusega. Aga oli seal mingisuguseid traktoreid või asju ka või see käis kõik käsitsi? Ei, ikka traktorid olid ka ja kõik olid need, ma ei teagi, neid automarke, ka mingid gaasikud ja mis nad olid, need suured kastidega autod ja no nii nagu ikkagi ja kõik tähendab, see põllumajandustehnika tegelikult oli neil olemas. See, mis oli vajalik nüüd selle põllutööde tegemiseks. Aga mida siis sina ja Jüri tegite, et käisite koolis ka ja mis ajast te kooli läksite, et millal pidi hakkama seal 4-klassilises koolis käima? Tähendab, päris, kuna Jüri oli 3 ja mina 4,5, siis meie kohe kooli ei läinud. Ja nagu öeldakse, me ikkagi natukene seda vene keelt pursisime juba enne, kui meie kooli läksime. Aga nüüd need, kes meist vanemad olid, näiteks see sama Silla Tiiu ja Jaan olid õde ja vend, Tiiu oli 40. sündinud. Nemad ei osanud ju ka vene keelt, aga nemad juba Eestis käisid, lõpetasid juba 1. klassi ja oleks pidanud 2. klassi minema. Ja nüüd, kui nad sinna kooli pidid minema, siis õpetaja ütles niimoodi, et me ei saa teid vastu võtta siia kooli, sellepärast, et te ei oska ju vene keelt. No nii, no siis tõusis muidugi lärm, siis vanemad hakkasid lärmama ja käisid rajoonikeskuses ja õiendasid nii kaua, kuni lõpuks nad ikkagi võeti kooli. Aga ühesõnaga siis nagu õiendada võis ja võis ka liikuda ringi natukene? Ikka, aga seal samas piirides ikkagi, jah. No niimoodi ja siis oli niimoodi, et mina läksin, kuna vaata, vene seadused on niimoodi, et kui sa 1. septembril kooli lähed, siis sa pead olema täpselt 7 juba. Aga mina ei olnud veel 7, mina olin 6 ja ema ikka kauples, et ta paneks ikka tüdruku vähemalt kooli, las ta kuulab ja õpib keelt, aga õpetaja jälle pani mind kohe, nii et mina 51. läksin 1. klassi. Ja ma ütleks niimoodi, eks seal tagantjärgi hakkan mõtlema, et nalja sai muidugi, vene lapsed said meie näol väga palju nalja. Sest meie hääldasime ju seda vene keelt kohutavalt ja valesti. Minu Jüri läks 2 aasta pärast, kui Jüri läks 1. klassi, siis mina olin juba 3.
ja huvitav, et minu Jüri mäletab seda, kui ta ükskord ühe sõna ütles nii valesti, et see kukkus vene keeles välja kohutavalt ropult. Ja siis Jüri pandi nurka seisma, et ta ropendab. Aga mina tähendab 53. jah, 53. muidugi siis, kui see Stalin ära suri, siis õnneks hakkas kuidagi meil tunneli lõpus valgus paistma. Aga räägi, mis sellega oli? Sellega oli, see käis, oli niimoodi, et kuna meil oli õpetaja, oli kolhoosi esimehe naine ja tema õpetas kõiki korraga. 1., 2., 3., 4. klass, meil oli 4 rida pinke seal ja iga kord, kui meil vaheaeg oli, tema lippas koju 100 meetri kaugusele ja vaat siis ükskord oli niimoodi, et vahetund venib ja venib ja venib ja juba tund aega ja isegi üle 1,5 tunni vist oli, kui meie seal ootame ja õpetaja ei ole kadunud täiesti ja olime hämmingus, mis siis nüüd juhtunud on ja siis tuleb suurehäälselt nutab. Mõtlesin, püha jumal, mis nüüd juhtunud on. No ja siis ta teataski, et Jossif Vissarionovitši enam ei ole, ta on surnud. Ja siis muidugi, nii nagu vene lastele kombeks või on see pakasuhha, ma ei tea, mis asi see on, no siis kõik valjuhäälselt nutsid, nii et ja meie muidugi kuidagi pisarat ei saa silmist. Ja siis teinekord tead, isegi tahtis meile nagu naer, me olime ikkagi, kuidas öelda, jutumärkides kasvatamatud. Olite indoktrineeritud valesti. Me olime täiesti apoliitilised ja nii edasi. Aga see igal juhul. Ja siis oligi niimoodi, et meid kutsuti kõiki siis selle kolhoosi esimehe sinna koju ja siis see suur raadio seal mängis ja siis seal Malenkov või kes seal parajasti oli, kes siis pidas kõnet ja rääkis siis sellest Stalinist ja nii edasi. Nii et kõik kuuled ja meie olime seal, kõik külarahvas oli siis kokku aetud sinna ja meie olime seal kõige tagareas, siis natukene itsitasime. Vot niimoodi. Aga ma üldiselt, kui ma ikkagi selle Siberi elu peale mõtlen, siis ega suvel näiteks, käisime marjul ja jooksime ringi ja mida ma tänapäevani mäletan väga hästi ja tulles Eestisse tagasi ei jõudnud ära imestada, et siin nii teistmoodi on, me käisime kalal. No seda ma enam ei mäleta, kust me need õngekonksud saime, kas saadeti Eestist või siis õnnestus emal poest need osta, aga igal juhul kuskilt need õngekonksud me saime ka ja õnged olid meil ka ja suured manner, Jüriga kaevasime siis neid vihmausse. Nii kui sa selle õnge, selle vihmaussiga sinna vette lasid, nii oli kala otsas. Sa ei jõudnud ära, tead, ühesõnaga sa ainult tõmbasid, võtsid kala, panid uue ussi, jälle kala. Meil olid mannergud pungil, kala täis, see oli ikkagi täienduseks meie toidulaual. Kui nii võttes, meist oli ikka natuke kasu ka. No nii, aga siin, kui ma olen Lõõlas seal järve ääres, käisin Bertiliga kalal, Bertil oli paadiga järve keskel, mina käisin ümber järve õngega. Terve päeva peale 2 korda näkkas ja siis sain 2 kalakest kätte. Nii, vaata, kui suur erinevus. Siberi jõed on, ma ütleks ikkagi niivõrd kalarikkad, et ei ole üldse võrreldavad see, mis on Eesti. Aga see jõgi, mis seal oli, et kui suur see oli, et nagu, ma ei tea, panna siin mingisugusesse võrdlusesse, et kas teine kallas oli ikka näha või oli
selle koha peal, kus meie olime, selle koha peal oli igal juhul näha. Aga ta oli ikkagi Eesti mõistes suur ja lai jõgi? Ikka suur ja lai jõgi, jah. Aga ta oli selle koha peal, kus meie just parajasti olime, oli ta niimoodi, et sealt sai ka hobusega läbi. Ühesõnaga ei olnud niimoodi, et üle pea tuli. Võib-olla mõnes kohas oli, aga sealt, kus on. Aga mis muidugi on iseloomulikult, nad on kohutavalt kiirevoolulised. No nad on ikka see veevool on nii kiire, et kui siin sa võid ikkagi võtad kätte, lähed otse joones, kuskilt lähed üle. Nii, või kas või tiigis või kuskil mujal. Aga seal oli nii, et sa läksid, kui sa hakkasid minema, siis ikka lõpetasid kuskil 45 kraadi peal, jõudsid teisele poole. Sa ei suutnud selle vooluga lihtsalt võidelda. Isegi hobused ja lehmad käisid ka ju seal üle, seal olid neil suured aasad, kus nad söömas käisid. Et selles mõttes kas see pinnavorm oli siis ka kuidagi ta on järsk nagu langus pidi olema siis? Aga ongi, pinnavorm on niimoodi, et ongi suured kõrged künkad, siis on org, siis jälle tõuseb, ta on nagu sinussoid, ta läheb nagu sinussoidina. Et selles mõttes omamoodi jälle väga põnev. Nii, ja siis Stalin suri ära. Ja Stalin suri ära ja siis hakkas meile päike paistma. Milles see väljendus? Ja see väljendus selles, et kõigepealt isa oli nüüd siis seal Šeskaskanis vasekaevanduses ja nüüd tema jäi ikkagi oma endise töö peale, aga talle hakati palka maksma. Kasahstanis siis? Kasahstanis ja siis isa hakkas meile juba raha saatma. Ja nagu meie olukord vähemalt selles mõttes paranes, me saime poes käia ja osta ise ka midagi, ei pidanud ainult vanaema pakke ootama. Ja siis hakkas isa ajama seda, tegi taotluse, et kas ikkagi Siberist võiks selle pere kutsuda enda juurde. Ja läks aega, mis läks, aga siis 56. aastal igal juhul mina läksin 6. klassi juba. Mina käisin 4 klassi, ma lõpetasin seal Igrõšis, aga siis 6. ma käisin juba selle rajooni keskuses, see, mis meist 10 kilomeetrit kaugusel oli. Ja siis lõpuks rahuldati see taotlus ja siis me 56. oktoobris me sõitsime siis isa juurde. Ja. Aga kui sa seal veel käisid seal keskuses? Jah. Et 10 kilomeetrit, et kas sa käisid iga päev seal siis või? 10 kilomeetrit sinna ja tagasi? Ei, õnneks ei ole ema, kuna seal selle koha nimi oli Tšulõmm, seal Tšulõmmis oli niimoodi, et olid ka küüditatud eestlased. Ja ema sai siis ühe perega kokkuleppele, et lubati vähemalt nädala sees, et ma olen seal ja käisin kodus siis ainult nädalavahetustel. Aga muidugi talvel, need teekonnad jäävad mulle ka hästi meelde. Et talvel ikkagi, kui oli oma 50 kraadi, kui oletame, et näiteks selle nädalavahetuse peal 50 kraadi oli külma, tuiskas, lumi oli vahest rinnuni ja siis me sumasime kodu poole. Siis oli, see oli tõeline katsumus. Keegi seal lumehange ei jäänud, et kõik jõudsid alati koju? Ikka me jõudsime koju. Õnneks ei pidanud üksi minema, vaid meid oli ikkagi mitmekeisi, mitu eestlast oli, kellega me käisime seal rajoonikeskuses koolis. Aga 6. kui ma 6. klassi läksin ja kui siis tuli positiivne vastus, et võime isa juurde minna ja siis me läksimegi sõitsime siis isa juurde ja see oli meil selles mõttes ka üks suur seiklus, enne kui me Karagandasse jõudsime üldse Kasahstani piiri peale, siis seal on ju need raudteejaamad on kohutavalt suured. Seal on nii, et teid on oma 20 rongile. Ja meie muidugi, kui see jõudsime jälle ühte jaama, eks me siis jooksime jälle sinna, et puhvetist midagi osta ja
meie Jürikene siis jälle ka lippas sinna ja me leppisime küll kokku, et vaat selleks ajaks sa pead rongi peale nüüd jõudma. Aga vahepeal tulid uued rongid ju sisse ja nagu öeldakse, meie ei olnud mitte esimesel teel, vaid olime võib-olla mingil 15. teel seal. Ja vahepeal tulid siis teised rongid ette ja meie rong läks muidugi ilma Jürita minema. Siis oli küll paanika suur. Et kuulajatele, et need mobiiltelefon ei olnud tol ajal? Ei olnud. ja siis oligi nii, et ema siis paanikaga tähendab, läks muidugi rongijuhi juurde ja siis anti teade siis sinna eelmisse jaama ja siis me ootasime Jüri seal mingi kaubarongiga saadeti ta siis õnneks järgi. Aga kui vana Jüri siis oli? Jüri oli siis, see oli 56 ja Jüri on 46 sündinud, Jüri oli 10-aastane ja no nii, et aga vaene ema. Kas te võtsite kõik need asjad, millega te olite Eestist läinud sinna, see oli Krasnojarski kraielis, eks ju? Jah. Et olite sinna läinud, siis te võtsite need uuesti kaasa ja siis, et nende samade asjadega läksite siis Kasahstani. Et kas teil oli palju nii-öelda kola kaasas? No üldiselt oli päris palju kola. Tähendab, seda ma tean, et õmblusmasin oli küll see Singeri õmblusmasin, mis küll kunagi Eestis oli jalaga õmblusmasin, eks ole. Aga see oli ainult see, jalg jäi muidugi Eestisse kunagi maha. Igal juhul see õmblusmasin on tänapäeval olemas ja kaasa võetud. Ja eks see millegi pärast siis järelikult, kui me sinna rongi peale läksime, et siis oligi ette nähtud kohe mingisugune pagas, mida sa võisid kaasa võtta ja ma tagantjärgi on seda minul väga raske hinnata. Aga igal juhul me jõudsime ilusti õnnelikult isa juurde. Isa elas nii nagu kasahid ikka elasid Savionis ja meil oli seal selles 2 ruumi oli ja siis 10 inimest, mis me pidime siis sinna, meie olime juba 4-keisi, me olime 5-keisi, 4-keisi ja isa oli 5. Siis meile anti nagu 1 tuba ja siis oli teine perekond ja siis oli veel 2 Eesti kaevurit. Nii et me tükk aega elasime päris Savionis. Aga siis kolisime mingisugustesse barakkidesse ja lõpuks isale kui eesrindlikule kaevurile anti siis lõpuks mugavustega korter. No, väga tore. Aga kus te seal olite või see Kasahstanis oli siis, mis oli selle asula nimi? Selle koha nimi on, tähendab, tol ajal nad olidki ju suurimad vasekaevandused, see on Šeskaskan on selle koha nimi ja see oli sellest Baikonuurist 100 kilomeetri kaugusel. See, kus see Nõukogude Liidu kosmodroom on. Nii et kui kosmoselaevad kui need raketid üles läksid, siis meil oli taevas valge. 100 kilomeetri kaugusel. 100 kilomeetri kaugusel oli igal juhul. Me teadsime, millal raketid üles lähevad. No nii, ja mürina järgi juba ka. Huvitav levi oli väga-väga hea. Ma ei tea, kas liivakõrbes on, kuna seal on ju põhiliselt liivakõrbed ju kõik. Seal oli siis lame maa? Absoluutselt, jah. Kaamelitega ratsutati ringi ja nii et täielik eksootika, ma ütleks, et Siberiga võrreldes, no nagu öö ja päev. Aga mida te seal siis sõite? Seal ma saan aru, et isale siis juba maksti palka ja siis seal oli mingi selline, ei pidanud enam kasvatama asju? Ei, seal me kasvatasime ainult, meile anti maad ja me kasvatasime ainult arbuuse ja meloneid. No need on küll võrratud asjad, mida ma tänapäevani igatsen neid, aga kahjuks need, mis siin müügil on, no need ei ole võrreldavad ja ma ei tahagi neid siin, mis on. Kui seal oli melonid, ega mul tuleb meelde, kui ma ETKVL-is töötasin, meil aseesimees käis Almatas mingil konverentsil ja kui ta tagasi tuli
ta võttis kaasa, tõi meile kingituseks kaasa meloneid. Aga meie seal ETK majas Narva maanteel, meie kontor oli 4. korrusel. Ja kui mina hommikul tulin välisuksest üldse sisse, siis ma teadsin, et Tiiu Tali on tööle tulnud ja tal on täna melonid. Vaata, see oli võrratu aroom, mis on sellel melonil, kui sa seal Kasahstanis kasvatad seda. Ja siin teda igal juhul ei ole. Aga seal on, eks seal on näiteks piima seal poes ei ole Kasahstanis. Kuna on niivõrd kuumad ilmad, siis müüakse ainult piimapulbrit. Sa ostad piimapulbrit ja teed kodus ise selle piima valmis. Et igal juhul hobuse mina ei ole kunagi teinud piimapulbrist piima, et kes on lihtsalt paned vette ja ongi kõik või? Jah, täpselt. Ja või jood hobuse piima kumõssi. Võib ka seda, või hobuse vorsti sööd või hobuse liha sööd. Aga seal isa käis siis tööl ja teie käisite koolis jälle ja mis ema tegi? Tähendab, nii kaua kui meie olime, peale seda Siberit, isa ütles kohe emale, et sina tööle ei lähe, nüüd sina tegeledki koduga ja puhkad. Ja siis nii kaua kui mina lõpetasin keskkooli, tähendab 10. klassi, Vene keskkool on ju 10 klassi, siis senini ema tööle ei läinud. Ja see keskkool oligi siis seal samas? Jah, keskkool oli seal samas. Ja siis Jüril oli veel 2 aastat käia kuni lõpuni ja siis, kui Jüri ära lõpetas, siis ema läks tööle. Siis, kui nad isaga 2 keisi jäid. Aga nii kaua, kui meie olime ikkagi veel koolilapsed, siis nii kaua ema igal juhul tööle ei käinud. No võt. Aga mida isa seal siis tegi? Ta oli kaevur, aga mis see, kui oskad sa kirjeldada täpsemalt? Kas need olid maa-alused kaevandused, või olid maapealsed? Oi, ikka maa-alused, väga sügavad. Tähendab, vene keele, ma ei teagi, kuidas seda eesti keeles skripatš, tähendab, seal on niimoodi, oli üks meeskond, kes lõhkas, pandi need ju lõhkeained ja siis toimus lõhkamine ja siis teine meeskond läks sinna, kes toksis nagu veel kõik need seinad läbi, et ei jäänud neid lahtisi kive ja ükskõik mida, et need tunnelid, mis seal all tekkisid, et need oleks nagu ohutud. Sest ma ütlen ikka, päris palju kaevurid sai ka ju surma. Lihtsalt õnnetult. Kui ikka jälle kuskil jäi mingisugune lahtine kivi oli, kukkus sulle pähe, midagi teha ei ole, eks ole. Ja siis, aga muidugi isa oli ka puurija, tähendab, ta oli kas siis selle puurimisjärgse töö peal või siis puurimise peal. Nii. Ja muidugi neil, mis kõige raskem võib-olla oligi teinekord, kui elekter ära läks, siis neil liftid ei töötanud, siis nad pidid tulema mööda treppe ülesse. Isa ütles, ma praegu hakkan mõtlema, ütles, et kuskil teinekord oli kilomeetri maad. Ta ikka väga sügavad. See pidi olema siis mitusada meetrit. Ma arvan ka, et ikka mitusada meetrit, et päris kilomeetrit ei olnud. Aga siis tuli oma puurmasinatega ja kõigitega ja eks tal tänu sellele isal vanemast peast olidki põlved täiesti läbi. Põlved olid haiged. Ja siis sa lõpetasid kooli ära ja mis siis edasi sai? Siis lõpetasin kooli ära ja siis ma tahtsin minna, kuna mu lemmikaine oli matemaatika, siis ma otsustasin, et ma lähen Almata ülikooli ja lähen õppima matemaatikat. Kui kaugel Almata oli sealt? No ma ei, issand jumal, see on ikka... Ma mõtlen, ega ma ei oskagi sulle täpselt vastata. Ma ükskord arutasin küll, see on ikkagi üks
2000, võib-olla 1500 kilomeetrit võib-olla või 1000. Jah, ma igaks juhuks ütlen kuulajatele, et Kasahstan, ma arvutasin välja, Kasahstani pindala on 65% kõikide Euroopa liikmesriikide pindalast kokku. Ehk siis kõik 27 liikmesriiki kokku panna, siis Kasahstan on 65% sellest. Ja. Nii et 2000 kilomeetrit on, ma ei tea, siit Berliini võib-olla või midagi sellist. Jah, eks ta ongi niimoodi, jah. Aga ma ütleks niimoodi, et mul on hästi meeles üks asi, et kui ma sõitsin rongiga sinna Almataasse, siis minu kupeekaaslane, ikka ajad juttu, küsib, et sa tahad ülikooli minna, aga mitu lammast sul nii varuks on nüüd? Ma ei saanud aru. Lammast, milleks? Ta ütles, et kas sa mõtled, et sa ilma, kui sa midagi sinna ei vii, kas sa mõtled, et sa tahad sisse saada või? Ma olin hämmingus. Aga muidugi küsimus oli selles, et konkurss oli muidugi hästi suur ja 20 inimest võeti, tahtjaid oli 100 ja pealegi sellest 20 olid juba pooled kuldmedaliga lõpetanud ja nendel oli see eeskiri, et nemad võisid ainult ühe eksami ära teha ja rohkem vaja ei olnud, nad olid sisse saanud. Ja peale selle oli päris palju Nõukogude armeest tulnuid ja nendel oli see eeskiri, et nemad võisid kõik eksamid 3 teha. Ikka said sisse. No nii. Aga minul läks jah selles mõttes kehvasti, et 5 eksamit oli, ma tegin küll 4 eksamit 5, aga ühes sain 3 ja muidugi ma sisse ei saanud, aga ma läksin nende ühe teise tüdrukuga, läksime siis Almata kaubandustehnikumi. Ma põhimõtteliselt mõtlesin, mida ma sinna Šeskaskaani tagasi lähen. Seal ei olnud midagi võimalik õppida ja õppima ikkagi ma tahtsin midagi õppida edasi. Ja siis läksin kaubandustehnikumi, aga ma mõtlen, et see on jällegi, elus on ikkagi juhus mängib väga palju rolli ja minul parajasti täpselt sellel ajal septembrikuus oli isa mul siin puhkusel Eestis ja oli seal Hindrekul lõõlas ja seal Kartuli põllul olid šefid, olid Tallinna kaubandustehnikumi õpilased. Ja isa oli mul niisugune super suhtleja, läks muidugi selle õpetajaga kohe rääkima ja teiseks tal oli kabuhirm, et nüüd kui tüdruk ikka sinna Almataasse jääb, siis tema seal ükskord mehele läheb ja tema enam sinna kuskile auuli läheb pärast lõpuks elama. Ühesõnaga, et isal oli, see hirm oli tal tõesti väga suur, et ma järsku jäängi sinna Kasahstani. Ja siis tuligi välja, et selles rühmas oli üks vaba koht. Ja siis isa saatis mulle kohe raha ja läksin ja ostsin lennupileti ja olin Almata, Moskva, Tallinn ja olingi siin tagasi. Aga kui sa siin Almataasse läksid, et ma lihtsalt mõtlen, et kui vana sa olid siis? Mina olin, siis olin veel augustis, kui ma eksamit tegin, olin 16. Aga kuidas sa selle 2000 või ma ei tea, kui palju kilomeetrit läbisid ka mingi hobuse või autoga või kuidas see käis? Šeskaskaanist Almataasse? Ei, rongiga. Rongiga, siis see oli rongiühendus oli, ja. See oli rongiühendus. Aga siis see oli nagu esmakordselt niimoodi perest eemale minek? Oli küll, jah. See oli kuidagi hirmus ka natuke? Oli küll. See tunne ei lähe mul mitte kunagi meelest ära, kui ma tulin Almataas rongist maha. Ma olin võõras linnas, mitte keegi mind ei oodanud, mitte keegi ei tulnud mul vastu, ma ei teadnud, kuhu ma veel, kus kohal see ülikool on. Ja võt see oli mingisugune, ma ei oska öelda, niisugune tühi tunne oli. Ma ei ole niisugust tunnet mitte kunagi
varem tundnud, aga muidugi ma olen eluaeg olin enne seda ükskõik mis olukord oli, aga mul oli alati ema kõrval. Noh, päris lapsepõlves isa veel, kuigi ma olen rohkem isa laps, kui ma olen ema laps. Jüri on ema laps ja mina olen isa laps. Aga kui sa Siberis olid ja kui isa ei olnud, et kas siis oli isa igatsus ka järelikult ikka? Ma ei oska seda, ma ei oska, isa kirjutas meile väga sageli. Ma ikkagi tagantjärgi mõtlen, kui ma esimesse klassi läksin, siis isa saatis mulle, Ralf Parvel on üks luuletus, esimene klass, ja isa saatis mulle terve selle luuletuse mulle. Ma ei jõudnud ära imestada, huvitav, et isal oli see luuletus peas järelikult. Et isa kirjutas, nad ikka emaga pidevalt kirjutasid oma vahel. Aga nüüd tagasi Almataasse, et tulid seal rongi pealt maha ja ma leidsin ikka ülikooli, suu on peas, eks ole ju, küsisin, et kus see ülikool asub ja siis, kui ma juba ülikooli läksin, siis ma läksin vastuvõttu ja siis oli juba kõik selge. Aga kus sa seal elasid? Seal samas ülikooli nagu taga või päris lähedal olid ühiselamud ja siis seal olid nagu eraldi elasid füüsikud, eraldi elasid, kes läksid seal vene kirjandust õppima, eraldi olid matemaatikud, iga üks eraldi. Siis oli mul juba kõik okei, siis oli kõik väga hea. Aga ja siis sai ka päris palju Almata linnas ringi käidud ja ma ütlen niimoodi, et Almata on tõesti üks väga ilus linn. Ja mis mul jääb veel sellest ühiselamust meelde, siis üks matemaatik oli üks kasahhi poiss. See ükskord võtab mul käe alt kinni ja ütleb, tead ma, lähme näed sinna nende, kus vene keele või humanitaarala mingi sisseastujad olid. Et lähme korraks sinna. Nii. Ja siis mina olin hämmingus, et mida ma sinna lähen siis. Ja siis lõpuks jõudsime sinna tuppa ja siis ta ütleb niimoodi, vaadake nüüd kõik, kas te olete varem eestlast näinud? Mind näidati nagu eksponaati. Aga kas need teised kõik, et need olid sellised kasahhi moodi nägid välja või olid seal mingid... Ei, seal on kogu Paabel koos, seal olid küll kõike venelasi ja kasahhe, aga ma ütleks muidugi kasahhide osakaal, muidugi Almataas oli poole suurem kui oli Šeskaskanis, sellepärast, et Šeskaskanis olid ju praktiliselt seal vasekaevandus olid ainult vangid ja muidugi nende pered ja siis olid esindatud eranditult kõik liiduvabariigid. Eestlased, lätlased, leedulased, grusiinlased, armeenlased, moldaavlased, ukrainlased, kõik, kes meil klassis olid. Ja ma ütlengi, et minu klassis oli üks ainuke kasahhi poiss ja 2 kasahhi tüdrukut. No, see oli ikkagi nagu... Ja need olid ka võib-olla küüditatud teised kasahhi otsast sinna? Absoluutselt. Võib-olla jah, jumal seda teab. Seda ma ei mäleta. Aga muidugi see, kui selle Šeskaskani juurde tulla ja tagantjärgi, siis ega seal oli ka niimoodi, et vaata, kuna oli ikkagi niivõrd erinevad rahvused koos ja eriti me kartsime näiteks grusiine. Õhtul, kui hakkas pimedaks minema, siis oli parem, kui sa oma nina välja ei topi. Igal juhul istu kodus, aga mitte välja, sest ikkagi päris palju oli igasugust kuritegevust. Ja. Küll vägistati ja küll tapeti ja küll kõike, mida tehti. No nii. Aga nüüd siis, kuidas see, mõtled, sa ütlesid, et isa käis puhkusel, et ehk siis kuidas see, et sa olid justkui nagu peaaegu nagu vang Kasahstanis ja olid ma ei tea, sunnitööline või midagi, aga siis said vahepeal puhkusel käia Eestis. Ja mis ajast, et Stalini ajal ma saan aru, et see ei olnud võimalik. Ei olnud.
aga peale Stalini surma, tähendab, isal ja emal oli üldse Eestis elamise keeld, aga sa võisid puhkusele tulla, seda lubati. See oli lubatud, aga elamise keeld oli, sest välja arvatud lapsed võisid tulla Eestisse tagasi, aga vanematel ei olnud luba tulla. Aga samal ajal ma ütleks niimoodi, et ka isegi need, kes nüüd peale Stalini surma ka Eestisse tulid, ega siin Eestis ei olnud mingisugune meelakkumine. Keegi sind ei odanud, siin avasüli. Siin oli ikkagi niivõrd tugev venestamise poliitika käis, et tööd oli peaaegu võimatu saada, või õigemini väga raske saada. Ja väga paljud meie küla inimesed, kes siia tulid, just Türilt, väga palju oli Türilt inimesi, kes meiega koos olid nagu, et tulid siia tagasi, esimene asi, sa pead töökoha leidma, elamise koha leidma endale ja töökoha leidma. Vaat töökohaga oli niimoodi, et mul üks tuttav seal ütles, et kas Väike-Maarjas või kooperatiivis oli teada, et on kaupluse juhataja koht, vaba kaubatundja koht, vaba müüjate kohad on vabad. Jumal tänatud. Läheb koha peale, kui kuulevad, et sinu viimane töökoht oli Siberis, mitte ühte töökohta enam ei ole. Ei ole enam pakkuda. Nii et lõpuks kuskile tööliseks saad veel. Aga see oli mis nad siis kardavad või kartsid või see lihtsalt oli mingisugune see oli venestamise poliitika, tähendab ikkagi, et need kõik, kes ikkagi olid küüditatud, need olid ikkagi rahvavaenlased, neid loeti rahvavaenlasteks ja kuidagi nende suhtes oli siis selline poliitika. Et oli selline stigma lihtsalt kuidagi. Ja. No nii nagu oli mingisugune ametlik poliitika ka, et ei tohtinud või oli see lihtsalt selline vaadati kui niisugused teise sordi inimest? Seda on raske öelda. No näiteks praegu, kui mina lõpetasin kaubandustehnikumi Tallinnas, siis mis aastal see oli? See oli 63. aastal. Ehk siis sa tulid, siis isa rääkis, käis puhkusel mis aastal? See oli 61. aastal. 61 ja siis sina tulid... Tulingi Tallinnasse, tulingi siia kaubandustehnikumi. Meie üks sugulane, ma elasin siis need 2 aastat ühe sugulase juures, siin Telliskivi tänaval. Ja siis kui ma ära lõpetasin, siis meil Maarjamäel on jälle sugulased, kellel on oma maja ja isa aitas teise korruse välja ehitada, et on tõesti elamisruum, sest Tallinnasse sai ju tegelikult sisse kirjutada ainult, kui sul oli selle elamispinda inimese kohta pidi olema 12,5 ruutu, niimoodi. Minul kõik see olemas, niimoodi. Lähen siis, aga tehnikumis oli selline kord, ei saa suunata Tallinnasse tööle, kui sul ei ole sissekirjutust. No nii, mina tipa-tapa lähen passilauda, näitan kõik dokumendid ette, et mul on kõik pinnad olemas ja nii edasi. Tema ütleb, et meie ei saa teid enne sisse kirjutada, kui teil ei ole suunamist. Suunamist ei tehta enne, kui on sissekirjutust, aga sissekirjutust ei saa enne, kui on suunamine. Vaat nii, see on saba kinni, nokk lahti, eks ole ju. Ja siis on minu klassi juhataja võttis selle julguse, rääkis direktoriga ära ja ikkagi anti mulle suunamine. Ja siis ma läksin tipa-tapa ja uuesti passilauda ja siis ma sain lõpuks sissekirjutuse Tallinnasse. Muidu ei saa ju tööle ka, eks ole. Ja. Aga siis hiljem juba muidugi isa ja ema jäid ju veel pikaks ajaks sinna Kasahstani sellepärast, et isal ja emal ei olnud, vaat nendel oli keeld Tallinnasse üldse tulla. Ja,
aga siis lõpuks isa võttis kätte, ostis kooperatiivkorteri ja siis lõpuks 68. aastal siis nad. Ehk siis ta oli jätkuvalt nagu algusaastatel, kui ta oli suur talunik, siis ta oli jätkuvalt ettevõtlik edasi ja kuidagi õnnestus vangina põhimõtteliselt Kasahstanis töötades saada nii palju raha kõrvale panna, et osta korter Tallinnas. No isa oli niivõrd töökas inimene ja niivõrd sihikindel, et võib-olla ma isa näitena võin tuua seda, et ükskord, tähendab, isal oli väga hea brigaad. Seal oli niimoodi, et kõik oli brigaadide kaupa, tal olid seal põhiliselt Eesti poisid ja nende töö tulemused olid fantastilised, nad olid alati esimesed ja parimad. Ja ükskord isa kutsuti direktori juurde välja, tähendab personaliosakond või kaadriosakond kutsus enda juurde ja ütles niimoodi, kuule mees, mida sa mõtled? Sa teenid rohkem kui šahti ülem. Me ei saa sulle seda palka maksta. Isa ütles, aga me oleme ju välja teeninud selle. Lõpuks isa õiendas nii palju, et ta ikkagi sai oma välja teenitud palga kätte. Aga mida siis tehti? Siis tehti niimoodi, et isa brigaadi pandi üks loru. See, kes ei viitsinud üldse midagi teha peaaegu. Et tuua terve brigaadi näitajad alla. Aga no isa ikkagi võitles selle eest, et ta pani selle loruga tööle. Nii et isa teenis muidugi kaevurina, hiljem ta teenis väga head palka seal. Ma ütlen, ta teenis šahti ülema palka. Selge, see on nagu Kaja Kallase palka tänapäeva mõistes. Peaaegu. Võib-olla, jah. Nii et, aga isa lihtsalt oligi, ta oli kuidagi hästi majandusliku mõtlemisega, et kui ta tuligi Eestisse, ostis kõigepealt endale kooperatiivkorteri, tookord Tallinnas olid ju järjekorrad, olid jube pikad, ju korterit oli võimatu saada. Said korteri ilma järjekorrata ainult venelased, kes siia tulid. Ja meil ei oleks üldse lootust olnud, aga see oli see hetk, kus kooperatiivkorteri sai, kui sul ainult raha oli. Pärast hiljem oli juba kooperatiivkorterite peale ka järjekorrad. Et kooperatiivkorteri, siis ostis auto. 1966 või? Jah. See oli uus auto, eks ju siis toona? Tema ostis selle Zaporožetsi. Just, see Zaporožets on siiamaani alles, see sõidab. Jah, just. Ja siis kuigi ma ütleks, no jah, see on omaette lugu oli selle auto saamisega, aga siis tema hakkas lõõlas mesilasi pidama, mett müüma, kasvatas rabarbereid, müüs turul, haiglaid varustas kõrvitsatega, pärast keelati ära, et ei tohi, ei sanitaareeskirjad ei luba seda ja mida ta kõik tegi. Nii et mina ütlen niimoodi, et isa kühveldas jälle raha endale kokku. Huvitav, et kui nõukogude aega poleks vahele tulnud, et kuhu ta siis oleks kühveldanud ennast kokku oma tööga? Tähendab, isal oli muidu, ta ütles, et tal oli raha juba koos, ta tahtis ehitada, tal oli plaanis ehitada maja Tallinnasse. Ja tal oli muidugi see plaan, et meid Jüriga ikkagi Tallinna kooli panna kuskile. Aga noh, see jäi unistuseks. Aga ikkagi jõudsite ta lõpuks Tallinnasse kooli. Ja. Nii, ja siis sa lõpetasid... Aga ülikooli kuna mina peale tehnikum, ma töötasin 4 aastat tööskaubastus ja tehnikum kutsus mind õpetajaks tagasi tehnikumi ja seal ma töötasin 13 aastat õpetajana. Mis aastad need olid siis kuni? Tähendab, tehnikumis ma olin 67 kuni, paneme 13 aastat otsa, 67. 80 siis? Kuni 80, jah. Töötasin tehnikumis õpetajana, aga ma tulin ikkagi, õigemini 2 asja sattusid nagu üheaegselt kokku, kõigepealt kutsuti
ETK tookord oli veel ETK Vell, eks ole, ta ei olnud veel ETK. Ja siis teine asi mul ka niisugune tunne oli, et kui mina õpetasin kaubanduse organiseerimist ja teeninduskultuuri ja siis oligi niisugune mõte, et oleks kasulik natukene päris organisatsioonis töötada. Vaat nii. Aga oota, kas sa käisid Tartu Ülikoolis ka vahepeal või? Ei no Tartu Ülikoolis ma käisin kaugõppes. Isa ütles küll, et palun mine päevasesse. Mine päevasesse aga millal õppima. See siis oli? See oli siis, kui sa töötasid samal ajal, kui sa olid õpetaja? Kui ma olin, tähendab, kui ma lõpetasin 63. aastal ja läksin tööle tööskaubasse ja siis 64. ma astusin Tartu Ülikooli kaugõppesse. Isa ütles, et palun mine palun päevasesse. Mul hakkas tõesti isast kahju, kui palju ta lapse peale raha peab kulutama, ega Tartu Ülikool ei ole nii sama, eks ole ju. Ja ma ütlesin isale, et tead, ma õpin kaugõppes, las ma töötan, teenin endale ise palka ja küll ma suudan, ei olnud midagi. 1 aasta pidasin akadeemilist küll. Siis sellel aastal, kui mehele läksin. Aha. Ja see oli nüüd, mis aastal siis? 67. No vaat, ja siis oligi niimoodi, et 1 aasta lubatakse võtta 1 aasta akadeemilist. Ja siis ma 70. lõpetasin ülikooli. Ja siis 70. aasta detsembris said ka lapse? Just. Okay. Siis sain ka lapse, ja. Aga siis 80. aastal kutsuti sind ETK Velli? Jah, kutsuti ETK Velli ja seal ma töötasin tõesti 17 aastat ja seda aega võib-olla pooleks, et olin metoodikakabineti juhataja, jälle tegelesin õpetamisega ja siis viimased aastad olin ETK personalijuht. Ja. Aga mida sa õpetasid seal? No mina olen eluaeg õpetanud teeninduskultuuri. No, väga hea. Ükskõik mis valdkonnas oled sa, teeninduskultuuri seda on igal pool, ükskõik, kui praegu võtta ükskõik milline majandusharu, eks ole, on sul see toitlustamine, on sul see kaubandus, sa võid seda võtta, kõik, kes teenindavad. Ja see valdkond mulle väga meeldib. Et võib jätkuvalt pöörduda sinu poole, kui on teeninduskultuuri küsimusi? Võib. Ja see ongi niimoodi, et kuidas see alati torkab silma, ükskõik kus sa käid, praegu liigud ja suhtled inimestega ja eriti need, kes teenindavad. Ja vaat ma ei saa märkamata jätta, kui midagi on vajaka sellel teenindamisel ja kui on midagi väga hästi. Ja kes ikkagi väga hästi teenindavad, siis mina ei jäta kunagi seda mainimata nendele kui hea teenindus. Väga hea. Ja seda peab lihtsalt inimestele ütlema ka. Aga siis olid 17 aastast ETK Vellis, et 80, mis arvutame, 1997. Ja siis sinna vahepeale jäi siis ka Nõukogude Liidu lõpp ja Eesti Vabariigi algus. Et mis siis, meenuta neid aegu ka, et kuidas see, ma ei tea, kuidas kõik muutus ja mis seal ETK Vellis toimus? Sest ETK ei tegelikult ju mingisugusel kombel eksisteerib ta edasi praegu. Ja Koopina, ja Koopina, ja. No minu jaoks oli muidugi see meeletult raske aeg. Minu jaoks... Ütle kõigepealt, et mis see ETK Vell siis toona üldse oli, et mida ta kõik organiseeris, et mingil hetkel ma saan aru, et sa 3 viimast aastat olid seal personalijuht, et kuidas see kõik, mis asi see ETK Vell oli? Ei no, ETK Vell oli praktiliselt, võiks öelda niimoodi, et maakaubandus.
maakaubandus ja ETKVL arendas välja oma tööstuse, tal oli kõik operaator, kalamajandid, mis karusnahatööstused, ühesõnaga ta oli tegelikult üks väga rikas minu meelest, väga edukas organisatsioon ja ta oli, võib öelda niimoodi, täiesti 90% ulatus eestikeelne. Tähendab, kuna ta hõlmas just seda maaelanikonda. Seal oli, eks ta oli siis, ta oli nii-öelda transpordiettevõte, ta oli, haldas kõiki poode, ja ta samas ta ka tootis poodidesse kaupa, eks ju. Et see oli nagu siis ühesõnaga nagu umbes nagu kogu riik riigis, et nagu kogu praegune kaubandus, logistika ja tootmine kokku nii-öelda lõpptarbija üle orienteeritud. Ja. Täpselt, aga siis kui 91. aastal, no siis hakkas ju kõik lagunema, kõigepealt see Vene turg, näiteks kooperaator vist ka 90% ulatuses oma mööbli toodangu, ta saatis ju kõik Venemaale praktiliselt. Nii et enamus nende tööstusettevõtted ja nii edasi, need ju lagunesid või õigemini neil kadus turg ära ja hakkas ju meeletu see ETK nagu likvideerimine. Ja siis minu jaoks ta oli selles mõttes jube raske aeg, et kui me võtame selle algust, meil oli ETK keskuses kuskil 200 inimest. Tähendab see kontori pool. Ja kui mina ETK-st, mina läksin ära 96. aastal, siis oli järgi 50 inimest. Nii et mina personalijuhina ma igal juhul selle aja jooksul ma pidin ära koondama kuskil 150 inimest. Ja tead, see oli ikka väga-väga raske aeg. Sa pead inimestega, kellega sa oled aastaid koos töötanud ja nõukogude ajal oli inimene, ta teadis, et see on tema töö ja hinnati selle järgi, mida kauem sa oled ametikohal töötanud, seda parem ja tublim ja hinnatavam sa olid. Ja hinnatum olid. Nii. Ja nüüd järsku sind jäetakse tööst ilma, et enam ei ole vaja seda. Muud kui koondati. Ja tead, see suhtlemine inimestega, kui sa pead neile ütlema, et kutsuma jälle personaliosakonda ja tead, et kuu aja pärast või 2 kuu pärast või millal me lõpetame sinuga töölepingu, siis see oli igal juhul, see oli väga raske aeg. Ja. Ega naljaga pooleks ma julgen seda praegu ikkagi öelda, et ega minul oli ikkagi kapisalati pudel konjakit ja kui ma teadsin, et keegi on ikka väga nõrga närvidega, siis ma alustasin, ma ütlesin, kuule, võtame 25 grammi ja siis räägime edasi. Kusjuures mulle tundub, et see on nagu peaaegu et eraldi saate teema, eraldi jutu teema, et see nõukogude aja majanduselt siis Eesti aega nagu üleminek, et võib-olla seda isegi praegu võib-olla rohkem peab avama, et äkki me teeme ühe teise saate veel sellelt, sest sul on ju seal ETKVL-ist ju sai kogu selle nagu lagunemise tagajärjel on saanud alguse kõiksugu praeguseid ettevõtteid ja kõiksugu praegu ka selliseid tuntud kapitaliste olid seal samas ETKVL-i alguse juures olid seal mingid sellised noormehed, agarad noormehed ja neiud. Et see on oma ette täitsa põnev asi, millest ma arvan, et väga palju
ma ei tea, kuidagi suust suhu see levib, aga ega väga sellest räägitud. Ma arvan, et need asjad ei kannata üldse valgust. Ei kannata, jah? Ei kannata ja mis siis toimus, see, nagu öeldakse, ma arvan, et ajalugu hakkab sellest alati vaikima. Et siis võib-olla ei peagi sellest rääkima. Ma arvan ka. Aga... Parem on, sest et need inimesed on ikka, mõningad inimesed on praegu väga tuntud, avalikkusele ikkagi teada olevad ja parem, ma arvan, et parem mitte seda teemat üldse mitte puudutada. Las kõik elavad rahulikult edasi, jah, et et ütleme, ja unustavad need ajad siis. Ja. Ma ei tea, kas unustavad, aga jah. Aga kui jah, seda nii palju, kui nüüd üldse seda küüditamise teemat veel puudutada, siis mina ikka ütlen niimoodi, nii nagu minu isa on mind eluaega õpetanud, et on neid halbu aegu, aga need tuleb lihtsalt unustada. Ja tuleb rõõmsalt elus edasi minna. Ja ongi kõik. Ja need ka, kes sulle teadlikult on halba teinud, ka nendele tuleb andeks anda. No mida sa saad parata, kui inimene on nii nõrk, et ta on nõus alatusteks? No midagi teha ei ole. On lihtsalt inimesed, on erinevad. Ega see, nagu öeldakse, haud ainult parandab neid. mitte miskid. Ja teiseks see mingisuguse vimma pidamine ja õelutsemine ja kõik, see võtab tegelikult kohutavalt palju energiat inimeselt. Parem on unustada. Minu ema oskas seda suurepäraselt. Mul näiteks ikkagi, ma arvan, et ikka emal oli nii ränk elu seal, et kui ema juba voodihaige siin oli, ma ikka püüdsin ka ta käest küsida, et ema, et kuidas see nüüd seal oli, siis mida ema mulle alati vastas? Ma ei mäleta. Ma ei mäleta. Tähendab, ema oli teadlikult kustutanud oma mälust kõik ebameeldiva. Ja oli rõõmsameelne ja rahulik. Kõik. Aga Siberi kohta alati ütles, ma ei mäleta. Ja hoolimata sellest kõigest elas ta kuivanaks? Ema elas peaaegu 100-aastaseks. Ja ema oleks, ja poole aasta pärast oleks 100 saanud. Aga võib-olla siis selle positiivse noodiga lõpetamegi, et kui kuidagi õigesti osata, ma ei tea, oma mõtteid kontrollida ja kuidagi vapralt elada, et siis äkki õnnestub 100 aastani vastu pidada. Oi ja, mina ikka mõtlen, et elaks 90-nigi, see oleks ka suur saavutus. Tegelikult ei oma üldse tähtsust, kui kauaks sa elad. Kõige tähtsam tegelikult, et oleks tervist. Et sa saad selle ajani ikkagi ise hakkama minu meelest. See on minu meelest kõige olulisem. Ja. Aga üldiselt tasub ikkagi rõõmsameelselt elada. Ma mõtlen, et kas me peaks 97. aastast veel edasi ka rääkima. Või tegelikult eesmärk oli ikkagi rääkida ära kogu see küüditamise lugu ja seal elamise lugu. Et aga küüditamise kohta nii palju mul üks seik tuleb veel meelde. Kuna me olime nii üleannetud, me oleme tegelikult ikkagi väiksed lapsed ja nii nagu me olime seal Siberis, siis meie, kui me tegime ikkagi pahandusi, mis siis tehti? Mammi andis meile vitsa. Ja vaata, vitsa me oleme jube palju saanud. Ja mis minule eluks ajaks jääb jälle meelde, ma mäletan ainult seda, kui Jüri võttis ükskord äratuskellad, teda huvitas, kuidas äratuskell töötab. No on vaja ju vaadata. Ema ja mammid kodus ei olnud ja meie siis pusisime selle äratuskella, tegime üleni lahti ja vaatasime, mis seal sees on. Aga tulemus oli see, et ega me enam tagasi ju kokku panna ei saanud. Ja tulemus oli see, kui mammi tuli ja nägi seda, siis ta andis jälle Jürile vitsa.
ja alati, kui Jüri sai vitsa, siis mina hakkasin nii meeletult röökima, et mammil kõrvad ei peaks vastu, et ta lõpetaks selle. Ja vaat see tunne on mul ka alati meeles, et vaene Jüri, ta saab jälle vitsa, mammi ära, peksa teda. Ja siis ma mõtlesin, oota sa mammi, kui mina ükskord suureks saan, vaat siis annan mina sulle vitsa. Kas sa kujutad ette, milline lapse mõtlemine ja kui ma nüüd hiljem mõtlen, kui juba suur olen, no naeruväärne, aga tookord ma küll mõtlesin, et ma tahaks talle anda vitsa siis. Ühesõnaga, ärge andke lastele vitsa, proovige kuidagi muud moodi hakkama saada. Ja. No aga väga tore, et sa tulid ja et me saime selle loo ära räägitud ja lindi peale pandud. No nii, olgu, aitäh sulle. Aitäh.